jaoks need kõige olulisemad keskkonnaalased hädaolukorrad, millega tuleb toime tulla, mille jaoks on tehnikat vaja? Eestis on mitmesugused keskkonnaalased õnnetusi, aga muidugi kõige enam levinuks kahjuks et on metsatulekahjud kindlasti, et metsatulekahjud on päris sagedad suurõnnetused ja neid iga aasta ikkagi Eestis kahjuks esineb. See aasta küll õnneks vähem, aga eelnevatel aastatel on ikka elu näitanud, et neid on. Ja loomulikult on muid ikka õnnetusi, on naftareostused nii merel kui maismaal, on muud ohtlike ainete õnnetusi, on loodusõnnetuste tagajärjel toimunud õnnetusi. Et neid õnnetusi on erinevaid mitmed ja vahest on need ka päris suured. Ja väga palju raha on selleks vaja, et soetada seda tehnikat, et nende õnnetustega toime tulla. Kas Eestil on kunagi tulemas ka see aeg, et kõik vajalik tehnika on olemas ja kui palju selleks raha vaja on? Sellist aega ei tule mitte kunagi, et seda on palju rikkamad riigid, leitakse alati, mida oleks veel juurde vaja, milliseid võimekusi veel luua, et nendeks suurteks õnnetusteks valmis olla. Kui suur see raha on ja mida selle eest olete juba ostnud ja mida veel on vaja? See raha koos siis riigipoolse kaasfinantseeringa kokku 188 miljonit krooni, et Euroopa Regionaalarengu Fondist on see 160 miljonit krooni. Et loomulikult me teame täpselt, mida me oleks veel vaja osta, et me oleme hinnanud riske, vaatame, mis tõenäosused, millistel õnnetustel, mis tõenäosused on, millised, kui sagedasti nad esinevad ja mis ulatustes ja nii edasi, et selle põhjal me teeme ka oma arvutused, et kui palju meil tehnilisi vahendeid ja muid asju sinna juurde vaja on, et asju meil vaja on, et nende õnnetustega hakkama saada. Tehnilised vahendid on üle Eesti laiali paigutatud ja me oleme siin Tallinnas ja siin on ka mõned huvitavad asjad, et me lähme nendele ligemale ja siis te selgitate, millega täpselt tegu on. Lähme. Kuna mida te praeguseks selle raha eest juba olete saanud? Et selle raha eest oleme saanud näiteks praegu metsakustutuspumbasüsteemide vooliku konteinerid, mis just ka meie siin praegu selja taga on, et neid saab kasutada siis suurtel metsatulekahjudel, et sinna pumbata siis sündmuskohal vett, kuid lisaks tegelikult saab seda pumbasüsteemiga kasutada ka üleujutuste tarvis, kui on kuskil palju vett, et pumbata sinna, et sellest kohast ära pumbata. Need on väga võimsad pumbad ja väga pikad voolikuliinid. Seal on suur konteiner peal, saan ma aru, et selle võib maha tõsta ja panna sinna järgmise palju väiksema ja nii edasi. Et meil see logistiline süsteem on üles ehitatud selliselt, et konteinerveokite pealt ja konteinerveokid me ostame ka endale veel, meil on küll olemas neid, aga soetame neid veel Euroopa Regionaalarengu Fondi rahadest juurde. Ja see asja mõte ongi see, et ei peaks nii palju olema siis autosid, vaid on vahetatavad konteinerid. Paljudes nendes konteinerites on veel omakorda veel väiksemad konteinerid. Kui see suur konteiner tuleb maha, siis seal on sees väiksemad, siis tuleb see sama amfiib-roomikmasin sinna juurde, võtab nad peale ja viib siis sinna sellesse kohta laiali, kus siis vaja on. Olgu siis metsakustutusvarustus, õlireostusvarustus või mingi muu varustus. Paljudesse paikadesse sellise suure autoga ju ligi ei saa? Loomulikult ei saa, et raba peal vaevalt inimenegi kõndida, aga need seadmed saavad ka seal liikuda, et kus inimesel ka liikumine on päris raske. Lisaks on veel jõudnud Eestisse või oleme saanud kätte siis ka näiteks ühe kiirsekkumis tulekustuspääste auto, mis on üks kohal ja 5 tükki on veel tulemas, mis just oluliselt naftasaaduste tulekahjude korral aitab meil tegutseda ja neid kustutada. Kogu seda projekti me olemegi kavandanud selliselt, et oleks kõik asjad olemas, et üks asi, et meil oleks olemas logistiline võimekus, et neid asju ühest kohast teise transportida, et see toimuks kõik kiiresti ja mobiilselt. Sündmuskoha saaks need asjad võimalikult väikese tööjõukuluga siis laiali transportida ja on siis kõik vajalik varustus, et neid töid teha ja siis on tegelikult ka seal hulgas veel ka varustus ka kaasetavatele inimestele, keda me siis vabatahtlikke kaasame, et näiteks isegi ostame siin ka lindude siis hooldamiseks või siis kui need linnud, kes on määrdunud, siis nende pesemiseks ka siukse me ise nimetame seda linnuhaigleks. Väga paljud asjad on konteinerite peal üles ehitatud ja ma arvan, et see kindlasti on palju soodsam ja mõistlikum, sest ega neid vahendid õnneks läheb arva vaja ja siis saab siukse süsteemi üles ehitada.